No tere jälle siis. Nagu video pealkirjast on näha, siis ei ole lood nii head, kui olla võiks. Et põhimõtteliselt linnavalitsus täna hommikul saatis kirja, ütles, et ei ole võimalik sinna teha, töökoda avada, sest et see ei lähe enam tänapäevaste reeglitega kokku. Nii et mõtlesin, et äkki ostaks siis mingit tsikli selle 4500 eest, mis siin juba kokku on kogutud, et saaks mingit ägedat contenti teha sellega, äkki kuskil matkamas käia ja niimoodi. Et ma ei tea, kui siuke idee on hea, siis võib täitsa teada anda. Aga samas on täna ka 1. aprill, nii et võib väikse aprilli naljasi algusesse teha ja video pealkirja. Igatahes, tegelikult on hästi nii, et täna hommikul tõesti tuli kiri linnavalitsuselt või nii-öelda linnavalitsusest kuskilt, igatahes mingisse portaalidest tulid mulle kirjad. Läksin vaatama kohe hommikul ja Mieres ja linnavalitsuses siis sai nüüd selle päris kirja, kus on siis kirjas, mis siis nüüd arvatakse selle kohta ja saadeti mingid pikk rida, mitu lehte dokumente siis, kus on kirjas kõik asjad, mis vaja on ja mis iganes. Aga lõpus on kõige tähtsam see, et seal on luba olemas, et sinna võib töökoda nii-öelda jätkata siis või teha, et me peab uue avamise tegema, nagu ma juba eelnevalt rääkinud olen. Aga see, mis kõige tähtsam asi oli, mida me ootasime, sellega on nüüd asjad korras ja sinna võib töökod avada. See on lubatud. Mis on, Aurelia? Mine praegu, venna teeb su loogu. Ma ütlen varsti, ma filmin ära siis. Ja igatahes jah, nii et kõige tähtsam vastus on meil nüüd olemas siis. Ja kirjutasin Juhanile ka, saatsin kohe selle dokumendi ära ja nüüd hakkaski, ta ütles, et tal juba see, kes projekti kunagi tegi, see tegeleb siis projektiga praegu, vaatab üle, et enamasti on kõik korras, et selle peab kaasa ajastama, sest mingi aeg on mingid muudatused tulnud ja seal on vaja üle vaadata, mis siis valesti on ja mis hästi on, aga põhimõtteliselt oligi vist ainuke mingid väiksemad asjad on vaja teha, mingid lampidele, mingid uued ühendused, ma täpselt ei öelda, et mingid siuksed kerged asjad on vaja teha seal, mitte midagi hullu. Et sellega on hästi, suures pildis on sellega siis projekt korras, töökojaga asjad korras, siis ta võttis mult juba mingid, saatsin talle kõik oma nimed ja niied ja e-mailid ja telefoni, kõik elukohad asjad, et ta alustab nüüd juba osades kohtades omanikuvahetusi, et siis läheb sellega, hakkab asi jooksma, mingi aeg peab dokumendid veel osad ära täitma, viima linnavalitsusse, aga põhimõtteliselt nüüd on kindel, võiks nii öelda, et töökoja saab sinna teha, uuesti avada, mitte teha siis, sest et tehtud on, lihtsalt on vaja mingid asjad viia siis kooskõlla. Heliga on korras, seal heli, see vist võis olla mingi 40 detsibelli, tal on seal 30 midagi ja nii, et heliisolatsiooni täiustada midagi vaja ei ole. Ega rohkem ei olegi siin midagi, see ongi siuke kolmapäevane kiire, lühikene jutuvideo, sest et täna striimi ei tule, täna ma ei saa striimis seda rääkida, täna lähme rootslase juurde, seal on grillida vaja ja grill kokku panna, burgereid teha ja homme on Aurelia sünnipäev, 2. aprill, siis on, me läheme temaga kuskile hüppeparki võib-olla, see pole 100% kindel, võib-olla võtan pühapäeva selle päeva, kus siis teeme, et võib-olla tuleb homme striim, võib-olla ei tule, siis 2. aprill, aga mõtlesin, laseks selle video välja, teeb ruttu ära siin, proovingi nüüd Moblas otse, pole Moblas otse videot üles lasknud, et vaatame, kuidas sellega see asi töötab, aga jah, suures pildis on hea, et nüüd on lihtsalt vaja kõvasti raha koguda juurde, sest et tegelikult ongi 1,5 kuud umbes jäänud jämedalt, suts rohkem, ma arvan, notar on 21. mai või 22. mai ja ideaalis võiks 1. juuni juba töökoja avada, aga vaatame, kuidas sellega läheb. Et vot, nii et asjad jooksevad kõik jonksu, täitsa hea on, et ma ei oskagi rohkem midagi öelda. Nüüd on ainult paberimajandus ja lihtsalt niisama edasised dokumentide ajamised. Aga vaatame natuke vaadet ka. Siin me oleme käinud juba kunagi ammu, aga täna on siuke jälle ilus ilm
Birgit teeb tööd, meie peame nautima siin siis ilma istuma, aga puhkan siin. Nii raske on ikka olla, kui peab asju tegema, dokumente lugema. Aga jah, siin, no mille ei oska kasutada, vot nii. Aga jah, kena ilm, mõnusalt soe. Laupäevaks lubab nüüd 24 kraadi, siis on rootslase sünnipäev, ta koos teiste inimestega peab enda juures. Käisime täna puitu otsimas, läksime puidu, sealt kus ma olen puitu endal ostnud, läksime sinna küsima, kas jääke on. Jäägi kast oli tühi, aga mees helistas kohe kuskile, juba võttis laost uue kasti jääke ja nüüd on idekas, saime siis lõkke jaoks puitu ka. Ja jah, nii et laupäeval, 24 kraadi tuleb laupäeval või 25, nii et suvi tuleb siis normaalne ja rohkem olegi, mida ma ikka siin rohkem räägin, et siuke palju on, prillidega on nii valge on, et ei näe, 6 minutit on jutustatud. Ülejäänud elu on nii nagu on, selles mõttes, et 4500 on juba kokku kogutud suts üle. Jah, nüüd ongi siis ütleme nii, et 1,5 kuud on aega koguda. Ennem teen ka laenud autos ära emale, sest et seda 15 tonni nagunii kokku ei saa, et see on nagu 10 000 on puudu, see on väga hull summa, et mingi aeg tahaks tsikli ära müüa, sealt võiks keegi juba võtta selle, saaks 4000 juurde äkki, oleks juba väga hea, aga laenu peab nagunii võtma, et oleks siis tagavaraks ka, kuna alguses ei tea ju, kuidas see kohe käima hakkab seal, kõik need asjad ja et siis oleks natukene mugavam, et ju maksab siis ema abiga laenu tagasi seda vaikselt, pangalaenu ja niimoodi, siuksed plaanid on. Et töökoht tuleb nagunii, lihtsalt mida rohkem raha me siin kokku kogume, seda vähem peab lõpuks laenu võtma, aga küll saab hakkama. Selles mõttes peab saama ja jah, kõik on idekas. Et ütleme nii, et räigelt vedas, et seda esimest töökoda ei saanud, millega oleks täiega rahul olnud küll, aga millest me oleks ilma jäänud koos müügisaaliga töökojast, mis on odavam, üüri poolest põhimõtteliselt sama hind ja kõik on idekas sellega, aga ma pean võib-olla varju hakkama otsima varsti, sest siin kütab päris mõnusalt või siis peab äkki nautima juba vara suvist perioodi. Igatahes ma proovin nüüd hakata seda üles laadima, teen mingi ilusa mäestikupildi siin ja panen mingi hea tünga video pealkirja ja siis vaadake seda 1. aprilli naljavideot, mis väga naljaks ei olnudki. Vot, aga davai, tšau siis, Aurile ütle tšau. Tšau!